Vanasti oli tõesti nii, et mõnda tööd tegid enamasti mehed, mõnda teist tööd naised. Mõni töö nõudis näiteks väga suurt füüsilist jõudu ja seda jõudu on tavaliselt meestel rohkem. Aga ajad on muutunud ja tööd niisamuti. Raskeid töid tehakse ammuilma masinate abiga. Masinatega töötamiseks on tarvis teadmisi, mitte enam toorest jõudu. Tänu sellele ongi nüüd inimestel tööturul võrdsed võimalused. Naiseks või meheks olemise ja vanade eelarvamuste järgi ei tohi kellelegi ette öelda, mis eriala ta võib endale valida. Vaatame, kuidas Tiina enda unistuse täitis. Tiina on noor neiu, kes soovib õppida üldehitajaks. Ta sooritab edukalt vastuvõtueksamid. Eksamitele järgneb vestlus. Vestlusel annab üks õppejõud Tiinale mõista, et ta peaks valima mõne muu eriala. Ehitustöö nõuab ikkagi päris palju jõudu, arvab see õppejõud. Ka mõned kaasõpilased ei usu, et Tiina tulevikus ehitustööga hakkama saab. Tiina ei löö kartma. Ta jääb oma otsusele kindlaks. Tiina teab, et tal on õigus eriala vabalt valida. Tiina tunneb hästi arvutit. Ta tuleb tänapäeva tarkade masinatega väga hästi toime. Ka neist oskustest on ehitustöös palju kasu. Tiinast saab tubli ehitaja.